online on üks asi. Me hea meelega, ma tõesti hea meelega näeks, et meie oleme avalikult seotud. Muidugi on väga hea, kui on inimesed omavahel suhtlemine. Aga siin on võib-olla niisugune moment jõudnud kohale, kus inimesed ei peaks kutsuma what's Estonia, kus see on never heard of it. Et inimestel on mingisugust aimu, et me oleme olemas ja hoida ennast nii-öelda tagasihoidlikult, aga meie ei taha ennast, meie üritus ja meie omavahel. Ei, me peaksime siiski säästma oma väliseestlaste tõsine tahe jääda eestlasteks. Nemad teevad seal oma üritusi, millest võib-olla siin teatakse küll, aga ma ei tea, kui palju. Ja kui palju nemad meist teavad, võib-olla ka teavad küll kindlasti. Aga seal ei ole niisugune tunne, et kõik on koos ja kõik hõiskavad või kõik laulavad hümni koos või kõik teevad midagi koos. Kõik eestlased. Ja see oleks, mul on niisugune tunne, et me hakkame sinna poole liikuma. Aga natuke hilja, no mitte hilja, aga oleks pisut kergem, kui oleks vähem 85 aastaseid kui nooremaid. Ja ma ei tea, kuidas seda võib sa oled korraldaja, kuidas seda nii-öelda tõeks teha, et tõesti Eesti ei ole mitte enam niisugune väike täpp seal kuskil, vaid iga kord, kui keegi näeb midagi, no nüüd see minu inglisekeelse Ameerika raamatuga. Jah, inimesed, Eesti, Estonia, ma ei ole sellest kuulnud ja on huvitatud ja praegu see raamat läheb päris hästi. Ja ma hea meelega näeks, et Eesti on tõesti maailmakaardil ja mitte ainult meie kaardid, väiksel niisugusel Balti kaardidel. Ja see on võimalik, see on täiesti võimalik, sest siin on väga palju eestlasi, kes võtaks selles terve 2 generatsiooni on seal välismaa praegu, noori. Iga suvi on rahvapeod ja vabariigi aastapäevad. Kui palju teie seal neid asju näete siin? Tšehhis? Ei, ma mõtlen Eestis, Austraalia, Ameerika, kõik need Eesti üritused. Eestis, ma arvan, et neid ei ole eriti näha jah. Tõesti, et on mingid sündmused, näiteks laulupidu, siis öeldakse, et välis-Eesti rühmad on siin. Aga ta ongi eraldatud. Mõte on ju sellest tegelikult, et ta ei oleks eraldatud, et eestlased tulid sealt, aga mitte, et nad on mingid väliseestlased. Jah, nad on väliseestlased, aga samas nagu ei ole nagu see ühendus, millest sina rääkisid. Seal ei ole ühendust, aga seda ühendust saaks siiski luua. Sellega, nendel on raha, no ma ütlen juba nendel, mul ei ole nagu nii konakonda. Nendel on võimalik siiski siia tulla, aga ja vastupidi on ka võimalik, sest on olemas ju väljapool igasugused laagrid, lastelaagrid, igasugused asjad. Et seda võiks nagu suurendada, et oleks teadlikkus ka Eesti ühiskonnas sellest, et saada noorte kaudu tuttavaks, sest kuidas tegid väliseestid oli samamoodi ju kunagi. Et noored said laagris mitmest kohast kokku ja siis lõpuks võib-olla olidki abiellusid ja leidsid omale partneri ja väga paljud eestlased ongi ju abiellunud eestlastega väljapool. Ma ei ütle, et kõik, aga väga palju. Mul on kahju, et ükski minu vanust ei olnud sellel ajal. Aga jah, Kanadas on Metsaülikool, aga kui palju teie sellest siin kuulete? No üldiselt Metsaülikool on ka Eestis olemas tehtud. Nii et midagi ikkagi on kuulda. Aga Metsaülikoolis käivad ka rohkem kirjandusteadlased või siis käivad seal ka poliitikutest on seal paljud inimesed käinud. Ja mina isiklikult olen rääkinud seal just rahvatantsust ja selle arendamisest. Nii et ikka on. Aga nüüd sa ütlesid see sõna seal, et kunstnikud ja kirjanikud ja nii.
meile on siis iseenesest mõista, et on kunstnikud ja kirjanikud, isegi mu poeg ütleb, siin on jälle hakkavad jälle luuleõhtud ja jälle keegi teab midagi muusikat. Võib-olla peaksime hakkama kuidagi hõivama ka harilikke inimesi, kuidas seda teha? Inimeste hulgas on alati olemas need, kes teevad ja need, kes konsumeerivad või kasutavad seda, mis teised on. Et see on loomulik, ma arvan. Aga muidugi, et võib-olla ei tule kohale küllalt palju tõesti neid siis võib-olla huvi tõttu. Seda nähtavasti siin on ikka ka huvid mängivad rolli, et mida seal siis tehakse. Näiteks kui näitame kohtu, eile näiteks see näitas, et meil kõik sinna ei mahtunudki ära. Ja kindlasti oleks veel rohkem tulnud juurde. Aga see oli ka konverentsiga tegelikult, et ma praegu just mõtlen, et mis oli see, mis neid sinna tõi. Et võib-olla võiks veel mõne käest küsida, keda ma tean, et mis oli see, miks ta sinna tahtis tulla. Sest konverents ei olnud ju kerge. Ta oli ikkagi suur põgenemine ja meie. Kas neid huvitas just see meie seal taga? Või siis neid huvitas see, et ma ei teagi midagi suurpõgenemisest 1944. Et siin on kaks võimalust ja võib-olla on üks kolmas võimalus on see, et mõlemad asjad huvitasid. Näiteks, et suurpõgenemine 1944. Seda võiks tegelikult päris teha küsitluse nendele nüüd eraldi. Miks nad tulid? Miks nad tulid sellele konverentsile, sest tahtjaid oli rohkem, kui me saime vastu võtta. Ja. No võib-olla, ma ei taha seda öelda, aga võib-olla tõesti, et lõpuks on võimalik lugeda sellest tervest loost. Nii-öelda, mitte nagu sa lähed kinno ja näed, siin on see midagi juhtunud. Nad on kuulnud, aga võib-olla ei ole kunagi keskendanud selle pagulust aastate peale, sellepärast, et inimene loeb küll, aga mida ta loeb? Raske on ette kujutada kõike, mida sa loed ja meil on väga palju teadlasi, kes on, siin on statistikat, siin oli nii mitu 1000 ja siin oli see ja teine, aga see ei ütle sulle. Rahvamassile see ei lähe peale. Siin on ikka üks asi see, et kui vaadata kas nende minu arvates, et võib-olla, mis sa leiad selle pealt on, et kui sa koolis ja lapsest peale seda ei ütle, ei räägi, ei näita, siis ta ei teagi, et see oli ja mis see oli. Nii et väljapool oli ju, räägiti kogu aeg Eestist, eesti keelt nad õppisid seal nii, kus Eesti koolides ju on, nägid ise, mis toimus, näitas, et tegelikult põgenes. Aga mida ta kõik läbi elas, kuidas ta laagrites oli aastaid viletsuses ja õuduses selles mõttes, et ka seal just oli väga palju inimesi. Sellest ei räägita, sellest võib-olla vaikitakse, aga siiski on olemas ka märkmed nende kohta. Nii et inimesi ju sai surma küll meres, küll ka hiljem. Inimesed ennast olid enesetappe, oli väga palju, kes ei pidanud sellele vastu. Ja ühesõnaga see nagu on läinud nagu kõrvale umbes jah, et nagu sa räägid, et läksid väljapoole parema elu poole, sellepärast et Nõukogude kommunistlik režiim nagu seda ütles, et nad läksid parema elu peale ja veel reetsid kodumaa. Ja reetsime, me oleme reetsid. Ja see nagu ongi jäänud ikkagi kuskil tagaselja väga paljude, ütleme nüüd harilike inimeste, kes ei ole nagu iga päev ei kohtu selle küsimusega. Et rääg küll, et kirjanik või siis teadlane, nemad vaatavad natuke, aga ta ei jõua ühiskonda. Ja ühiskonda jõuab ta ikkagi, ütleme nüüd selle riigi enda raames. Et kui riik ei tee seda raami, et näitaks, et me meenutame ja see tähtpäev on midagi, siis hakkavad ka väga paljud harilikud inimesed vaatama võib-olla, et et mis siis toimus sellel ajal. See oli niimoodi. Meile ju tulevad isegi niisugused kirjad praegu. See tähendab, et kiri, et see on täielikult, ma olen šokis, see oli ka niisugune kiri. Et ma olen šokis, et niisugune asi oli. Ja meil ei ole sellest räägitud. Ja see on, kus ma tunnen, et ma olen andnud oma panuse siia selles pagulase asjas. Selles, et ma ei pea siin isegi olema, aga nad vaatavad, kuidas need inimesed elasid, mida nad tegid, kuidas nad hakkama said. Ja see on see inimlikkus, mis puutub nendes statistikates ja
kõik need loengud ja asjad ei ole isiklik. Sa istud seal ja kuuled, ja seal oli mitu tuhat seda ja seal oli, aga ei ole isiklik, sa ei tunne ise, mis selle inimesega tõesti juhtus, mis nende inimestega juhtus. Ja see on emotsionaalne. Ja vaata, need teadlased ja väga paljud niisugused inimesed, kes on nii-öelda koolitatud, kõik on statistika, nii ja nii ja nii, see ei ütle sulle midagi isiklikult. Ja kui sa näed, mis juhtub, näed ja kuuled, siis see läheb südamesse. Ja alles siis hakkad sa reageerima, et vaata, mina olen ka kurb olnud ja minul on ka halvasti läinud ja vaata, nendel ka. Ja see on ja juba... kuidas ta sai hakkama sellega, et see võib-olla on tugi isegi. Ja vaata, nemad ei tea, ei ole seda emotsionaalset sidet nende inimestega, mis siit, see härra muuseas rääkis väga selle, kuidas see nad paadis olid ja kuidas see... Jaak Rakvelt. Ja Rakvelt. Ja ma mäletan teda kuskilt, ma ei mäleta, näod on kõik meeles, aga nimed on. Ja tema oli emotsionaalselt, ma tundsin kaasa, kuigi ma olin ka paadis, aga mitte niisuguses olukorras. Ja kohe hakkad, pisara tuleb silma, kui sa kuuled, mis inimestega juhtus, kui hirmus nende elamused, kõik, mis seal oli, päris inimesed kohe, mitte mingisugune statistika. Ja see on, millele inimesed kuidagi reageerivad. Ja see on ka jäänud Eestis puudu, et sellest ei ole räägitud. Me oleme siin nii-öelda imelikud inimesed või kus tulevad siia uhked asja, riided, mis seal kõik oli. Esimesed aastad, kui ma olin siin, tõesti oli niisugune tunne, et ma olin mingisugune inimene loom kuskil. Aga me olime nagu, välismaal olime meie nagu klaaskastis. Meid vaadati ka imeliku, vaata see on nüüd imelikud, nagu need mehed seal, meie haritlased tulid oma uhketes mantlites tööle vabrikusse. Mantsid olid juba õlist määrinud ja portfellid olid käes, kus oli nende võileid. Neil ei olnud veel raha küllalt, et osta töökitli isegi. Ja muidugi igaüks naeris. Leidis, et need on niisugused imeloomad siia tulnud pead segased peaaegu. Ja muidugi ei suhelnud ka mitte inglastega. Me olime välismaalased, vabrikutes oli, meil oli oma kudumise osakond ja välismaalased olime nii-öelda eraldatud, nemad ei rääkinud inglastega. Aga mina olin inglased ei rääkinud nendega ehk? No ka mõlemat pidi. Nad ei osanud inglise keelt kõigepealt ja teiseks nad ainult vaatasid, et missugust imeloomad, aga mina olin juba, minu sõbranna oli inglise osakonnas inglaste, tema oli ka minu vanune, 2 noort tüdrukut seal. Ja ma tema käest vahel küsisin ja tema ütles, et mis on imelikud inimesed seal ja kõik ma. Ja muidugi eestlased ei suhelnud üldse inglastega. Ja need inimesed olid haritlased, poolaklased, lätlased, leedulased, isegi paar itaallast oli meil seal välismaa võõraste kodumis toas seal. Ja need 2 poolt ei suhelnud üldse ja mul on niisugune tunne, et meil on siin ka natuke selline asi, et need välismaalased sealt tulevad kuidagi. See klaaskast on purustatud ja katin on langenud, see raudriide, aga nüüd on liiga hilja juba võib-olla või ütleme, et hilja, enne kui me oleme sealt kastist välja tulnud ja meid ikka vaadatakse natukene nagu imelikke inimesi ja me oleme imelikud või siis või võõrad. Me oleme võõrad. Aga ometi oleme kõik eestlased, eks ju. Ja aktsent on muuseas ka väga-väga tähtis. Kui ma õppisin inglise aktsenti, mitmesugust vabriku inimestega rääkima ja uhketega, ma õppisin teatrikoolis, kohe võetakse sind omaks. Aga härra, kes
mõned, meie veel räägime aktsendiga ja nii kaua kui mina rääkisin aktsendiga, siis oli mul niisugune tunne, et ma ei olnud oma. Aga nüüd, et ma hakkan natuke paremini, minu eesti keel on natukene siiski paranenud selle aasta jooksul, kui ma siin olen, siis sa tunned ennast kohe nagu sa kuulud. Ja isegi mu ema ütles sellest näidendis, et sa pead inglise keelt oskama ja rääkida nii, et keegi ei saa aru, et sa oled välismaalane ja kohe inimesed kohtlevad sinuga hoopis teisiti. Elin, suur tänu. Ma arvan, et sa oled öelnud väga palju, mis on vajalik ka teistele inimestele ja vaatame, mis sellest saab. Aitäh sulle. Aitäh sulle küsimast ja elagu Eesti.